Tere hommikust ja ilusat kolmapäeva kõigile! Teid tervitab keskkonnahariduse konverents Hoia, mida armastad. Ja ma palun kohe alustuseks siia lavale teid tervitama keskkonnaministri Rene Kokk. Palun! Head keskkonnaharidusse panustajad, õpetajad, juhendajad, retkejuhid. Ei kõla ilmselt enam üllatusena, et see aasta on alanud eriskummaliselt ning paistab, et lõpeb samamoodi, pakkudes meile väljakutseid. Keskkonnahariduse erinevad osapooled pole jäänud ilma üllatustest ja pisut teistsugustest murekohtadest kui tavapärastel aastatel. Tõttu on ka tänavune keskkonnahariduse konverents sootuks veebiavarustes. On muidugi kahju, et suurem kahepäevane kogunemine koos mitmete erinevate tegevustega on pisut piiratud tingimustes ühele päevale kokku surutud, kuid uues reaalsuses saab ka nii tegusalt kogemusi vahetada. Ja erilise aasta valguses on palju räägitud palju sellest, kuidas koolid pidid kiiresti reageerima, minema üle distantsõppele. Kevadine veebielu andis aga parajad löögi siiani hästi sujunud keskkonnaharidusele, mil õpilased käisid õppeprogrammidel, korraldati laagreid ja perepäevi. Koolitunde sai muidugi üle interneti teha ja tore oli seegi, et mitmed õpetajad suunasid ka õpilased loodusesse õppima, vaatusi tegema ja andmeid koguma. Paraku aga mitte keskkonnahariduskeskustesse, mille ruumid sel kevadel tühjana seisid ja juhendajad ühtäkki tööta olid. Ja nii seisime ka Keskkonnaministeeriumis silmi sellega, et vaja ja vajadus Vabariigi Valitsuselt lisaks taotleda vahendeid eraldise näol. Õnneks saame täna öelda, et sügisel keskkonnahariduskeskused toimetavad taas ning kevadel lisaeelarvest saadud toetus on samuti leidnud targalt kasutamist. Suur tänu teile panustamast ja paindlikud olemast. Siia kõrvale saame me täna jagada väljavõtteid järjekordsest Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuringust, mis samuti hariduse olulisusele viitab ja ka eriolukorda peegeldab. Keskkonnateadlikkuse uuring oma tulemustega on Keskkonnaministeeriumi jaoks ja kogu valdkonnale kui peeglisse vaatamise hetk. See on võimalus teada saada, millised tegevused on läinud hästi, kus on vajakajäämisi või kus ilmselt on tehtud vigu ja mis vajab parandamist. Ja loomulikult on rõõme, kuid on ka murekohti, millele edaspidi kindlasti enam tähelepanu tuleb pöörata. Hoolimata kohatistest puudujääkidest teadlikkuses võib uuringust järeldada, et keskkonnateemad on muutunud inimeste jaoks varasemast olulisemaks ning oma eluviisi keskkonnahoidlikkuse üle mõeldakse varasemast enam. Samas tuleb märkida, et inimeste keskkonnasäätlik käitumine avaldub pigem tagajärgedega tegelemises. Näiteks kirjeldatakse palju prügi sorteerimise olulisust, kuid tegevusi, läbi mille saab keskkonnakahju üldse ära jätta või vähendada, et prügi ei tekiks, vähem. Tulles aga tagasi eriolukorra juurde, siis kevadine ja suvine eriolukord peegeldab mõningal määral samuti uuringus. Aasta esimene pool pakkus kõigile tavalisest enam võimalusi looduses olla, läbi selle mõista ja õppida seal toimuvat ja saada aru, kuidas me sellest kõigest sõltume. Meie loodusrajad pakkusid selleks suurepäraseid võimalusi. Kevadel panustasid paljud tavapärasest enam väljasõitudele ja matkaradade läbimisele ja seda kohati isegi nii palju, et oli tarvis mõnedel hetkedel populaarsematel kohtadel isegi vägesid juhatada.
Uuring näitab, et viimase 12 kuu jooksul on looduses käinud 86% elanikest. See on enam kui eelmises uuringus kirjeldatud. Elanike rahulolu on kõrgeim just seoses võimalustega tutvuda Eesti loodusega, looduse ja matkaradadel ja jätkuvalt hinnatakse kõrgelt ka keskkonnahariduse taset lasteaedades ja koolides. Selle üle muidugi eriti hea meel ning siin tahan öelda tänusõnad kõigile teile, kes te olete selle aluse loonud. On ju haridus keskkonnateadlikkuse kujundamise lähtekohaks. Haritud inimeste vaated on loodushoidlikumad, arusaam ökosüsteemide toimimisest terviklikum ning enesehinnanguline käitumine keskkonnasäästlikum. Läbi hea ja kvaliteetse ning koostöölise keskkonnahariduse saame panustada sellesse, et suureneks Eesti inimeste osakaal, kes mõistavad, et keskkonnahoidlikud tegevused saavad olla meie igapäevaelu osa ning päriselt ka nii ise toimetavad. Suur tänu teile kõigile panustavast, hoiame kõik seda, mida väärtustame Eesti loodust. Aitäh!